Oi, tere hommikust! Täna on käes eriline päev, mida ma olen kaua oodanud, mida ma olen pikalt planeerinud, ehk siis täna ma lähen lõpuks Svedenisse, Rootsi kunni juurde. Noh, eelmine kord ma olen ka nagu proovinud minna ja... Siin on mul kõik asjad kaasas, põhiinstrument, madrats, kui midagi peaks valesti minema, seljakott, elamisasjad. Ütleme nii, et asju on piisavalt, et siin elama jääda. Ma unustasin teile enda plaanist rääkida. Mul on plaan ka, kuidas ma lähen sinna, et ma ei lähe nagu niisama, nagu et lähen Rootsi kohale ja mingi laevaga sõidan, või mul on nagu master plan. No nii, see siin olen siis mina ja minu plaan näeb ette, et kõigepealt lähen keskusesse, kus ma võtan rongi, millega ma sõidan pealinna. Edasi mul vaja variisikut ja selleks on mitte keegi muu kui Carlos Kolk. Nii kui on õige hetk, ründan ja võtan talt ID-kaardi. Edasi liigun sadama. Sadamas ma panen talle selga maskeeringu ja kui te mõtlete, kus ma selle maskeeringu sain, siis paruka ma võtsin näiteks Marti juurest. Ei joo, what's ju, tahaks piletit. Kui see tehtud, on aeg minna piletimüüja juurde ja tõestada, et mina olen Carlos Kolk. Edasi liigub sealt juba läbi väravate otse laeva. Ja kui tekib õige hetk ja ohtu pole, paljastame enda õige isiksuse. Ja nüüd oleme juba teel Rootsi poole. Ja nii lihtne see laeva pääsimine oligi. Oleks ma varem tulnud selle plaani peale, aga nüüd läheme vaatame. Mis siin toimub siis? Mis asja? Kuidas sa siia sisse said? Sa siin teed? Mina või? Sinuna tuli... Oota. Hei jo, what's up jo? Mina olen Carlos. Kuidas sa oskad seda? Sa ei ole päris Carlos Kolk, mina olen päris Carlos Kolk. Kuidas sa siia sisse said? Jou, mina olen siis minu variisik Erling. Et nagu tegelikult ma katsetan siin enda uut nagu looki, et ma nagu inimesed ära ei tunneks mind. Ja nagu te kohe näete. See toimib väga efektiivselt. Ja nüüd ongi see, et olen siia. Vabandust, saate YouTuberite lavas. Ei ole, ma... Ei, nagu siin istuvad YouTuberid nagu... Teil fänni kohta ei olnudki või? No, sorry. Ma olen lapis, sa ei saad aru või? Tegelikult või? Jaa, ma olen lapis, sa ei saad aru või? Silmad järgi mees. Jaa, ma olen lapis. Igatahes ma tahtsin sellest rääkida, et noh, meil oligi just YouTuberid laiavad ja kõik teised YouTuberid nagu filmisid seda, aga mina räägin teile sellest. Igatahes, mina läksin lavale. Ma viskasin päkki. Ja siis mul tuli see mikker küljest ära. See oli kõik pekkis. Aga siis ma ütlesin neile, oi tere, siis läks kõik jumala hästi. Oi tere! Ja siis seal vahepeal oli mingid challenge'id ja värgid. Ja siis me tegime räppi ka. Ja see räpp on, ma ütlen, see oli litt, aine. Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Kilavaiti kapoti Andones jõudu, mina sa roolis, ossin ja rõudu, sääki mina lõpä. Kutid. Oota, fokusseeri ära. Või fokusseerida peale ära. Igatahes, mulle siis selline mure, et ma olen eluaeg tahtnud Titanikus olla. Et nagu tahad osaneda Titanikus, on ja. Oota, ma lähen räägin Kasparile ka. I'm scared, Jack. Close your eyes. I'm scared, Jack. Don't worry. It's gonna be fine. I can fly, Jack. Yes. I can fly. Throw me like one of your French girls. Love was when I will always go on. Now everybody. Near, far, wherever you are. No, Jack, please don't drown. No!
Igatahes oleme jõudnud siia Rootsi onja ja vaadake seda, vaadake mis silm siin on. Aga tegelikult ma tassi vabandan ennem selle, kuidas eilne õhtu lõppes, et see oli vist dramaatiline ja kui keegi ei saanud aru, siis noh, väga kurb, pange unsubscribe. Igatahes, ilme siis siin selline onja, sajab vihma. Mul ei ilge plaan, et mina lähen nagu Rootsi kunni juurde, lähen otsin mingi välijõusaali rootsi keeles ja mitte midagi. Teate, mis ma selle peale ütlen? Ma olen aga mul läks tuju paremaks, sellepärast, et we go back mainiga, we go back a lot. See on see koht, kus me tegime väikelinna gangsterid. Nii et, oota, ütle hard edit in 3, 2, 1. Peame kõik sellad kokku panema uuesti. Hard edit in 3, 2, 1. Väikelinna gangster, omamoodi prankster. Pea vahel peas ma tean, et sa tead, et ma repin oma särki. Tšeki seda värki, jahime geinse, feed kappa baby. Väikelinna gangster, omamoodi. Ja siis tulingi nagu Eestisse tagasi maale ära, et mulle meeldib kohe üldse seal, et nagu noh, ilm oli väga halb, tassin seal nagu korralikult trenni teha, mõtlesin, et äkki seal on paremad tingimused, kuid mitte midagi. Ja nüüd ma olengi siin maal. Labidas on kaasas, et lähen vaikselt endale sõnnikunnikult kaevama ja et ma ei tulnud pelgalt tagasi, vaid ikkagi noh, vahepeal juhtus midagi, seni kuni ma kaevan seda auku seal või seda sõnnikunnikult, ma tahaksin teile rääkida, mis edasi sai. No ja vaata, mis siit sees siis paistab. Minu pettumuste rohke käik Rootsis on lõppenud, aga pole hullu. Ma olen valmis laivile minema. Tere! Tšau rahvas! Kuulge, tahtsin küsida, ma küsin nüüd ette, kuidas Rootsi oli? Mõelge, kuidas Rootsi oli? Kõigile meeldis või? Aga kas te YouTube'i tahate näha? Aga Liisa! Marti, kui ta oleks Liinaga abielus, millist värvi aluspesu ta kannaks? Kes see küsis seda? 12-aastane peale. Siin ka või? Siin? Väga hea küsimus. Tulega lavale näita, kas see tõesti see on üks väärt küsimus. No nii, vaatame teda. Mis värvi aluspesu sina kannad? Kate Club meeleolu, joo. Igatahes, mul on klubi riie seljas, on ja. Okei, tegelikult ma olen normaalne. Igatahes oligi niimoodi, et meil see live sai läbi, on ja. Ja siis nüüd on siuke asi, et me läheme nüüd klubi, paneme veits tantsu ja siis lähen tantsin, laulan õigemini karaoket ka, onja. Ja lähen magama ära ja olengi kodumaal tagasi. Ja siis Laapins tulevikust võtab üle. Davai. Läheme klubi, joo. Said hetki vaid sa kuulma, kas südamel on kuula, mis vaikusesse jäi, kuula neid vitsaid hetki vaid sa kuulma, kas südamel
ja sellise romantilisel toonil see kruiis läbi saigi. No kui te mõtlete, et et kindlasti nüüd tuleb mingi sõda lahti, see hoopis pidid karooket ka minema. Aga ma ei jaksanud, see tants võttis nii läbi ja ma läksin otse magama. Ja igatahes nüüd ongi niimoodi, et minu kruiis on läbi, olen juba jõudnud siin kodus tööd teha ja ainuke asi, mis ma seal kruiisilt kaasa võtsin, on Rootsist väike nohu, aga pole hullu. Tegelikult oli vägagi tore ja ma loodan, et teile meeldis selline ajas rändamine. Jah, sest seal olid sellised omamoodi üleminekud ja nii edasi. Aga hashtag Martis Lapin siis back from Rootsi Kunn. Ciao!